Tere Dubai ja Abu Dhabi sõbrad! Täna me räägime jälle Abu Dhabist ja mu lemmik Hudairati saarest. Nimelt on neil tulemas uus kortermajade kollektsioon Bashayer. Esimesed 4 maja müüdi välja detsembri lõpus ning nüüd tuleb 2 viimast maja müüki. Ja see on väga eriline projekt, väga hea kapitali kasvuga projekt ja ma täna teile räägin, miks. Ma räägin teile Abu Dhabist, ma räägin teile sellest saarest ja arendajast ja sellest projektist. Ja kui me räägime üldse Abu Dhabist, miks Abu Dhabi? Abu Dhabi on viimasel aastatel väga kasvanud. Loomulikult mingil määral ta on jäänud Dubai haibi varju, sest Dubai on pilvelõhkujad, ilusad restoranid, kõrghooned ja see meelitab rohkem inimesi ligi. Kuid ärgem unustagem, et Abu Dhabi on Araabia Ühendemiratide pealinn. Ja kogu reaalne raha, kohalik raha liigub ikkagi Abu Dhabis. See on lihtsalt quiet luxury. Aga räägime, miks Abu Dhabi? Abu Dhabi emiraadil on üle 2 triljoni dollari varasid, mis on rohkem kui Šveitsi ja Hollandi varad kokku. Teiseks, Abu Dhabis on hakanud jõudsalt kasvama Abu Dhabi Global Markets. See on samasugune koht nagu Dubais Dubai International Financial District, mis on võrreldav New Yorgi Wall Streetiga, kus on kõik top kontorid, pangad ning finantsasutused, kus tehakse maailma suurimaid otsuseid. Ning juba meil on info, et ADGM-i kolib OpenAI kontor, mis on siis ChatGPT. Blackstone investeeris $250 miljonit sinna ja sinna kolivad ka teised suurettevõtted. Ja suurettevõtted tähendavad jõukaid töötajaid, kes tahavad elada heades kohtades. Aga täna on Abu Dhabis väga suur uusarenduste defitsiit. Miks? Sest Abu Dhabis 2014 elas 2,7 miljonit inimest, täna seal elab 4,1 miljonit inimest ja Abu Dhabi linna sees üle 2 miljoni inimese. Ja see rahvastiku arv ainult kasvab ja kui osad inimesed Dubais kolivad Abu Dhabisse, et elada rahulikumat ja vaiksemat elu. Ning kui me võrdleme Dubaid, siis Dubais järgmise 4-5 aasta jooksul valmib 250 kuni 300 000 uut ühikut. Jah, linn kasvab jõudsalt, endiselt on defitsiit, kui me peame olema ettevaatlikud, kuhu me ostame, mis hinnaga me ostame, et ikkagi teenida raha. Abu Dhabis aga valmib järgmise 4-5 aasta jooksul kuni 30 000 ühikut, mis on 10 korda vähem. Kuid samas Abu Dhabi elanikkonna arvu kasvab täna praktiliselt samas tempos nagu Dubais ja uusarendusi praktiliselt pole. Lisaks, meil on täna Dubais üle 90% freehold maad, kuhu saab osta, müüa, ehitada. Abu Dhabis ainult 15%. Ja seda maad kontrollivad riigi arendajad nagu Modon ja Aldar. Loomulikult on Abu Dhabi turule täna hakanud tulema ka sellised arendajad Dubais nagu Shoba, Ohana, mille projektidest me oleme rääkinud. Loomulikult on tulemas ka Damak ja Beyond Abu Dhabi turule lähitulevikus. Eks me varsti näeme, millega nad tulevad. Lisaks, kuna arendavad riigi arendajad, siis neil on raha palju rohkem kui Dubais ja nende payment planid on palju paremad. Kui Dubais enamus majade makseplaanid on 70, 30, 60, 40, mis tähendab, et te näiteks maksategi 60% ehituse jooksul, mis on 2-3 aastat, ülejäänud 40% kättesaamisel, siis Abu Dhabis enamus makseplaanid on 40-60. Mida vähem te investeerite raha ehituse jooksul, seda parem oma kapitali tootluse hilisema edasimüügi korral te saate. Ning muidugi ka hinnad. Täna Abu Dhabis hinnad on umbes 25-30% soodsamad kui Dubais, ehk täna Dubai sisema hinnaga me saame Abu Dhabis mereäärse villa või ridamaja või korteri. Ning nüüd räägime siis arendajast Modon ja miks Hudairat. Modon on Abu Dhabi valitsusele kuuluv arendaja, mis siis ehitab Al Reem Islandid ja Hudairat Islandid. Ja Hudairat Island on meil siis Manhattani suuruses resort stiilis saar, kuhu tuleb ainult 100 000 elanikku, mitte 1,5 miljonit nagu Manhattanil. Ja seda ühte saart arendab riigi arendaja Modon. Ja kui me vaatame seda saare kaarti, siis seal saarel tuleb kõik eluks vajalik ja rohkemgi veel. 220 kilomeetrit ratta- ja kõnniteid,
16 kilomeetrit avalikku ja elanikele mõeldud privaatrandasid. Araabia Ühendemiraatide suurim surfiklubi, velodrom, poed, kohvikud, restoranid, koolid, 2 golfiklubi, tennise, padeliväljakud, kõik, mis on eluks vajalik. Ja kui me räägime sellest, mis hinnad seal on ja mida seal osta saab, siis hetkel on seal kõik välja müüdud. Ja seal olid meil eksklusiivsed villad alates 2 miljonit eurot Al-Nasimis. Meil oli Navaif East and West küngaste peal villad nagu Beverly Hillsis, kus Modon ehitas seda 1,5 aastat, et ehitada villad, mis on reas ja iga rida eelmisest on 10 meetrit kõrgemal, mis tähendab seda, et teil on täiesti unustamatud linna või merevaated ja teil ei jää mitte midagi mitte kunagi ette. Need villad hakkasid 2,5–8 miljoni euroni, loomulikult nad on välja müüdud. Meil olid ka Navaif Parkviews kortermajad ja ridakad välja müüdud, neil olid Bashairi villad välja müüdud, meil oli Bashairi kortermajade esimene, teine, 3., 4. maja, need on välja müüdud ja tulemas on 5. ja 6. maja ehk viimane etapp. Lisaks mai lõpus, kus me müüsime ühe ridamaja 2 villat, oli Hudairat Golf Estates, kus olid golfiäärsed ridakad ja villad ja mitte kuskil maailmas sa ei saa osta tutikat ridamaja alates 1 miljon eurot, üle 200 ruudu, mis on golfiväljaku ja merest 10 minuti jalutuskäigu kaugusel. Ja soodsamad villad hakkasid ainult 1,5 miljonist eurost 5% sissemaksega. Üle 1300 villa müüdi paari päevaga välja ja seal oli üle 3000 ostuvi. Paljud kliendid jäid oma investeerimist või unistusest ilma. Aga et me jääks ilma, me peame valmistama ennast võimalikult varas selleks launchiks ette. Loomulikult see pole piimapakki ost poes ja teil on vaja kõik head ja vead üle kaaluda ja konsulteerida asjatundjaga. Aga see kõik võtab aega, seega juba vaadake see video ära, mõelge, küsige mult lisa. Ma selgitan ära kõik teile, et kui paari nädala pärast tuleb müügipäev, me oleme valmis, sest siis meil ei ole enam aega mõelda, kas me tahame osta või me ei taha osta, siis me peame maksma ostuvi ja brontasu ja reageerima kiiresti, kui me üldse midagi saame. Aga meil on olemas eelmise etapi hinnad, uue etapi hinnad, ma loodan, tulevad pluss-miinus samasugused, no võib-olla veidi kallimad. Ja eelmises etapis ühe magamistoaga 2-toalised korterid algasid umbes 2,4 miljonist dirhamist, on 550 000 eurot. 3-toalised ehk 2 magamistoaga 3,8 miljonist dirhamist on umbes 900 000 eurot ning 4-toalised suured korterid 3 magamistoaga umbes 5 miljonist dirhamist, mis on umbes 1 300 000 eurot. Makseplaan oli järgmine, 10% ainult sissemakse, ülejäänud 40% ehituse jooksul ning 50% kättesaamisel. Siin on isegi olemas 1 magamistoaga näidismakseplaan ning 2 magamistoaga näidismakseplaan. Loomulikult need korterid on müüdud, aga vähemalt te näete, et kuidas see makseplaan välja näeb. Ning kui me võrdleme Dubaid, näiteks Dubai Islandsid, mereäärsed maju, või me võrdleme näiteks Mina Rashidid, mis on ehitusjärgus, siis täna ehitusjärgus Bashairi korterid on meil umbes 6000 eurot ruutmeeter, Dubais aga 8000 eurot ruutmeeter, mis on 25% soodsam. Siis hinnad on üldse 2 korda soodsamad. Kui me räägime Dubai valmis mereäärsest kinnisvarast, nagu näiteks Dubai Marinas või Blue Waters. Ja see Bashairi kommuun või üldse see saar tuleb üle mõistuse äge. Vaadake, kuidas ta hakkab välja nägema. Teil on oma kortermaja lähedal jõusaal, spa, mis on majas sees, bassein, majade kõrval padeliväljakud, lastemänguväljakud, pargid, poed, kohvikud, restoranid ning loomulikult promenaad ja unustamatud vaated. Ja siin te näete, kuidas hakkavad nägema välja üldalad ja siis ka korteri sisemus ja planeeringud. Meil on siis pakkuda teil 1 magamistoaga, 2 ning 3 magamistoaga korterid. Ja loomulikult suurtematel korteritel on merevaade ja väiksematel korteritel on kommuunivaade. Ning Modonil on olemas üliäge interaktiivne kaart, kus te saate vaadata, kus saare peal hakkab asuma, liikuda näiteks siia majja sisse, nagu mina praegu, leida endale sobiv korter või lihtsalt näidiseks vaadata, kuidas nad välja näevad
vajutada peale, vaadata planeeringut ja ka VR-reaalsust, et kuidas ta sees hakkab välja nägema, elutuba, köök, magamistuba, vannituba, kuhu hakkavad olema vaated, et enne 5. ja 6. maja müügi algust meil avalikustatakse ka need uute majade planeeringud, kui need tulevad pluss-miinus samasugused, nagu olid eelmistes majades. Ja eelmised 4 maja müüdi välja 9. detsembril ühe päevaga. Seega, kellel on huvi, see on tõesti hea investeerimisperspektiiv, mõelge, võtke ühendust. Ja siin ma toon ka teile näite, et kui me ostame korteri sinna ja seal hind kasvab umbes 10% aastas, siis see tähendab seda, et meie oma kapitali tootlus võib olla umbes 25–28% aastas, kui me võtmete kättesaamisel müüme selle korteri edasi. Tänu sellele, et makseplaan ei ole agressiivne ja me maksame jupikaupa, mitte pannes kogu raha kohe mängu. Kui me võrdleme näiteks Dubais taolisi arendusi, siis seal pigem see oma kapitali tootlus agressiivse makseplaani tõttu jääb kuskil 20–22% juurde 10%-lise hinnakasvu puhul. Aga kui te soovite teada rohkem Abu Dhabi kohta, antud projekti kohta, kuidas on seal võimalik osta või saare kohta, võtke minuga ühendust, kas teeme videokõne, kas kohtume või kohtume üldse Abu Dhabis ja ma näitan ja räägin teile kõike. Või kui teile pakub mõni muu projekt, mõne muu eelarvega, rääkige oma ideedest, ma olen selle jaoks olemas, et teid aidata. Minu abiga on ostnud juba Dubais ja Abu Dhabis pea 100 klienti viimase 2 aasta jooksul. Ma olen teinud üle 500 tuuri koha peal ja ma olen suhelnud üle mitme tuhande kliendiga ja mul on olemas see kogemus, mis täna toob raha lauale. Kui teile meeldis mu video, vajutage like ja subscribe, võtke minuga ühendust, kohtume Dubais või Abu Dhabis.